väga töökas suvi on olnud. Oleme jõudnud käia alates kevadest. Maikuus oli meil Thai-boksi MM Mehhikos. Terve juulikuu läks meil Taimaal. Samamoodi, kus meil oli üliõpilaste MM, enne seda treeninglaager 2 nädalat. Ja augusti teine pool samuti olime siis treeninglaagris, et oli üks töisimaid suve üldse. Ja kuidas läinud on? Väga hästi on läinud kokkuvõttes öeldes, et Andra tuli üliõpilaste maailmameistriks, Karl veel tuli MM-il hõbedale ja kõik on oma tulemustega rahul ja liigume edasi. Kas üliõpilaste MM, kuidas treeneri pilguga, kas Matil anti maksimum või jäi veel ka midagi varuks? Ei, ma usun, et Andra andis endast maksimumi, Karl andis endast maksimumi, aga ütleme, et algus oli vale, et eks ta nüüd sai lõpuks sellest ise ka aru, tunnistas seda endale ka, et ta kuulus kindlasti seal esikolmikusse oma kaalus, aga paraku ta oma esimese matši läks nii-öelda vale ettevalmistusega vaimselt ja selle nahka see läks, et näha oli, et ta tegelikult pingutas terve matši vältel, aga ta andis initsiatiivi vastase kätte ja seda tagasi ei õnnestunud enam võita. Astrid on kahtlemata meil üks andekamaid noori ja ta ei ole lihtsalt andekas, ta on ka väga töökas, et see on tema üks suurimaid plusse. Nähes, kuidas ta trennis pingutab ja kuidas ta teeb harjutusi meestega võrdselt ja ei anna kuskilegi nii-öelda grammigi järele, et kindlasti on tal väga helge tulevik, eks ole näha, kui palju ja kui tõsiselt ta tahab seda profitasemel teha. Hendrik tema kohta sai siin aasta aega tagasi veel öelda, et ta on üks paremaid uustulnukaid, aga nüüd ta on juba nii tihti pildis, et enam ei saa uustulnukate kohta öelda. Et Hendrik samamoodi, ma arvan, et ta on kindel favoriit, aga kunagi ei tohi nagu vastast ala hinnata. Et seda ma üritan alati oma sportlastele peale lugeda ka neid sõnu, et selle nahka läks ka Karl Velli üliõpilaste MM. Lihtsalt väga palju muutub, kui sa alahindad oma vastast. Ja see, kui mina siin räägin, et ma usun oma sportlasi, et nad võidavad, see ei tähenda, et nemad peaksid siis selle võrra siis oma vastast alahindama. Kas sind ennast oleks mingitel tingimustel võimalik veel areenil näha? Jaa, väga tahaks. Ise tahaks ka ennast areenil näha, aga selleks on vaja treenerit. Et praegu treenin oma sportlasi ja endal puudub treener. Et minu kõige südamelähedasem stiil on siiski Thai-boks ja kahjuks Eestis selliseid kogemustega Thai-boksi treenereid põhimõtteliselt ei olegi. Et olen otsingutel, et tuua uus Thai-treener Eestisse. Okei, ja siis kui see treener on olemas, siis on lootust ka sind uuesti näha? Kes läheb, oleneb, millal ta siia kohale jõuab ja oleneb kuidas keha teeb koostööd vaimuga, et praegu on alati nii, et tööde tegemisi on nii palju, et tervis lihtsalt annab järele ja kui siin võtaks veel nii-öelda tippsportlase elu siia kõrvale, siis peaks väga paljudest muudest asjadest loobuma, et saaks ise olla jälle võistlusringis. Aga never say never? Täpselt. Okei, kas sul on ka näiteks mõni unistuste vastane, kellega tahaksid ringis kohtuda? Kui ma tuleks jälle tagasi, siis ma tahaks teha selliseid suuri matše tuntud nimedega. Ütleme ka, kes on 30+, tuntud nimed, Pago Benchamek ja nii edasi, kes on nagu pikalt olnud areenil, on minuga ühte vanuseklassi. Et ma olen siin juba noorena rabelenud piisavalt, et ma sellest võidu rabelemisest endas 10 aastat noorematega enam huvitatud ei ole, et mind just praegu nagu paelub see mängu ilu, mänguline pool. Et ma saan teise väga kogenud võitlejaga teha sellist nii-öelda tarka võistlust. King of Kings, tugevaimad Eesti võitlejad lähevad ringis vastu maailma võitluskunsti meistritele. MMA, K1, Muay Thai, 4 mehe turniir, mis selgitab välja võitja kaalukategoorias 77 kilo. Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal. 13. oktoober, Tondiraba jäähall, Tallinn. Ole kohal!